et rännak on minu jaoks nagu väga südamelähedane metoodika ja ma olen mis ma siis olen, ma olin siis, ma arvan, kuskil 25-aastane, kui ma hakkasin erinevate vaimsete praktikatega tegelema, vaimse enesearengu praktikatega ja kuskil, jah, ma olen 42 täna, et siis see tähendabki, et kuskil 17-18 aastat, kui ma nüüd õigesti arvutasin, olen ma siis selline pühendunud enda sissevaataja olnud, ütleme siis niimoodi. Ja ega see teekond ei alanud lihtsalt sellest kohast, et noh, lihtsalt tundub huvitav teema ja hakkan uurima, et nii nagu me enamus inimestega on ikkagi see, et me liigume enesearengu teele, sellepärast, et meil on mingisugune sisemine kannatus, mingi asi, mis meid viib sellisesse kriisi ja mingil põhjusel, jah, me inimestena kipume just läbi kriisi ärkama siis ja kasvama ja muutuma nagu selliseks tegelikult mitte isegi muutuma, vaid me avastame enda sügavust. Tere hommikust. Avastame enda sügavust ja ma usun, et kõik, kes te täna siia tulite ja olete, siis teil on mingi eriline tõmme sellesse enda sügavusse. Ja võib-olla ongi see tingitud just sellepärast, et sa saad aru, et no nagu vana viisi enam ei saa, aga uut moodi võib-olla veel ei oska. Ja kuidas siis jõuda siis sellisesse, me kõik teame tegelikult enda sees, et võimalik on olla rahul ja õnnelik ja vaba ja me oleme seda kõik mingitel hetkedel, kas siis väikestel või suurtel hetkedel kogenud ja midagi meie nagu selles DNA-s siin ütleb meile, et tegelikult see ongi loomulik olek, et nii peakski olema. Oled sa nõus muga? See tegelikult peakski nii olema, ja me peaksime suutma mitte suutma, võib olema sellises olekus, et see vabadus on alati siin ja see rahu on alati siin. Isegi kui mingid osad meist on tagajalgadel ja hirmul ja kannatavad. Ja ma arvan, et see ongi nagu see võtmekoht tegelikult, mida rännak mulle on andnud ja ma arvan, et väga paljudele inimestele, kes on rännaku meetodiga tööd teinud, iseenda sees endas muutusi loonud, jõudnud sellesse kohta, et ahaa, elu ikka juhtub. Shit happens, nagu öeldakse. Ja ma võin kogeda siin väga erinevaid, valusaid, ebameeldivaid, hirmutavaid kogemusi. Aga see ei defineeri mind. See ei defineeri mind. See ei ole see, kes ma olen. Ma ei ole see hirmul tüdruk ja poiss, ma ei ole see vihane, pahur, kriitiline, tige, mõõtetult tundev tüüp või naine. Ma olen midagi muud. Jah, ma võin kogeda neid erinevaid kogemusi, aga see ei ole mina. Ja see kõlab hästi ilusasti, see kõlab hästi ilusasti. Ja see on ka põhjus tegelikult, miks ma fännan rännakut, ongi see, et ta annab selle kogemuse ikka uuesti ja uuesti ja uuesti tuletab meile meelde, et see elu siin selles 3D planeedil Maa on selline, kus me kogeme seda duaalsust, kus me kogeme valu ja kannatust ja raskusi ja väljakutseid ja see lükkab meie piire ja surub meid nurka ja teeb meiega igasuguseid asju. Me kogeme siin inimsuhteid ja me kogeme siin seda, kuidas kahe inimese erinevad varjukohad tulevad üles ja kuidas siis selles jääda sellesse, et okei, ma kogen seda, aga ma ei ole see. Ehk siis
see koht, kus ma võin tunda valu, aga mitte sellepärast kannatada. Ma võin olla vihane, aga, või õigem oleks öelda, ma võin kogeda viha energiat, viha, aga ma ei ole see. Ma võin kogeda, et mu meel on kriitiline, mu meel räägib mulle hirmutsenaariumeid, aga ma ei ole see. Et ma võin kogeda elu ja kõike seda, mis elus toimub läbi selle sügava rahu ja mingisuguse sellise fundamentaalse turvatunde läbi. Ja see on see, mis siis see metoodika, ega rännak ise seda sulle ju ei tee. See on lihtsalt metoodika, mis näitab sulle teed, mis on, kuidas kohtuda endasse siis selle rahuga ja selle vabadusega, mis on alati siin kohal. Kuidas ärgata, kuidas olla ärkvel sellele. Sellepärast on äge meetod. Sest ta on tegelikult nagu üks suur äratuskell ja mitte äratuskell niivõrd sellele, et oh shit, mul on siin nii palju vanu traumasid ja kogu seda jama mu sees, sest sellele ma usun, et me kõik oleme juba ärganud. Me saame aru sellest, et mul on siin need mustrid ja me saame aru sellest, et mul on siin need erinevad käivituse kohad ja oma mingid piirangud ja hirmud ja ebapiisavuse tunded. Ja me saame sellest kõigest aru, me ju näeme seda. Me oleme ju siin sellepärast, et okei, ma saan aru küll, et mul on siin üks korralik sasipundar sees, aga mis edasi on ju? Ehk siis see metoodika aitab sul nii-öelda selle sasipuntra lahti harutada, ilusti selle lõngakera kokku panna, mis on see inimeseks olemise kogemus on ju siin. Ja see võib uuesti sassi minna. Nagu metafooriliselt rääkides, see ei tähenda seda, et see lõngakera jääbki alati ilusti ideaalseks ümmarguseks palliks ja elu ongi üks suur ideaalne koht, on ju. Seda ei juhtu. Lepime sellega kokku, et sa lõdvestuksid sellesse, et elu on alati muutlik. Siin on igasuguseid asju. Aga mis saab muutuda, on see, kuidas mina olen selles kõiges. Kuidas mina olen siis enda nende mustritega ja enda vanematelt saadud kogemustega ja selle karakteriga, mis minu sees on, kellel on oma nõrgad kohad ja oma tugevad kohad. On ju. Et kuidas mina sellega olen? Kas ma olen sellest ka samastunud? Ehk siis see tähendab, kui ma olen sellega samastunud, siis see võrdub sellega, et ma kogen elu kui Ameerika mägesid. Kord on üles liikumine ja siis on alla liikumine, üks pidevalt kõikumine. Mõnikord on see ühe päeva jooksul veel mitmeid kordi üles ja alla, kui sõltub parajasti, kui intensiivses kohas oma elus oled. Ja ehk siis, kui ma olen samastunud selle Irenega, kes on saanud kõik need lapsepõlve kogemused, saanud oma pärandi oma vanemate käest ja oma esivanemate käest ja on siin oma kitsaskohtade asjade. Kui ma olen sellega samastunud, siis mu elu on hästi ebakindel ja ärev ja muutlik ja mul on selle muutlikkusega raske toime tulla. Sest see ei ole turvaline. Aga kui on midagi ilusat, mida siis rännaku meetod, millele viitab ja kui sa Brandoni raamatut oled lugenud või oled tema koolitustel käinud, siis sa seda juba tead, et kui seda raamatut lugedes sa hoomad sealt ridade vahelt midagi, mida ei ole võimalik sõnadesse panna väga hästi. Me võime seda nii-öelda seda nagu aimata läbi sõna, rahu, mingi selgus, mingi avardumine, mingisugune tõe tunnetamine iseendas, äratundmine.
nagu näitab tegelikult teed, see metoodika sellele, kes sa tegelikult oled. Kes sa tegelikult oled. Ja see ei ole see metoodika, ma rõhutan seda, et see ei ole mingisugune imevõluvits, kes paned selle tableti suhu ja siis tõdõu. See ei käi niimoodi, isegi kui meile meeldiks, et see nii käiks. Aga see on selline nagu tööriistad, oskused, kuidas siis esiteks õppida, mitte samastuma oma valuga, oma hirmuga, oma ükskõik millise kogemusega, mitte samastuma, aga samal ajal olema sellest täielikult kohal. Sest et üks selline vaimsetest sellistest lõksudest nii-öelda võib olla see, et inimesed lähevad sellesse mitte samastumisse ja tegelikult ei ole elus kaasas, nad lihtsalt ei kaasugi, sellepärast et kui nad kaasuksid, siis nad kohe käivituksid ja ei tuleks toime selle emotsiooniga, mida nad kogevad. Ehk siis hoiavad ennast kuskil seal pilve peal, hoiavad seal sellises spirituaalses mullis, heemaldavad täielikult enda elust kõik võimalikud sellised asjad ja inimesed ja olukorrad, mis võiksid neid endast välja viia. Aga see ei ole päris. See ei ole päris. Päris tähendab seda, et me embame kogu seda enda inimeseks olemise kaost ka. Ja see on okei. Et me teeme rahu sellega. Ja kui me teeme sellega rahu, siis lihtsalt, mis juhtub, on see, et asjad juhtuvad, aga minus on sisemise nagu jõud või ressurss või see tarkus, mis ütleb, aga astume nüüd nii, hingame nüüd sügavalt sisse, vaatame, kuidas me sellesse olukorra lahendame. Ja esimene asi, millega me saame ükskõik mis olukordasid lahendada. Esimene asi, mida me kaldume tegema, on see, et me hakkame kohe rahustama näiteks kedagi teist, paigutama asju, liigutama asju füüsilises maailmas väljaspool ise ennast. Ja arvame, et siis, ja see on kõige alateadlik automaatne käitumine, et me leevendame olukorda väljaspoolt, et siis olukord laheneb. Aga see esimene asi või esimene võti, mida endale meelde jätta, mida seina peale kirjutada, mida, ma ei tea, telefoni ekraanile panna, et sa mäletaksid, kõigepealt tunne. Kõigepealt päriselt tunne, mida sa koged enda sees. Ole avatud sellele. Sest et kui me oleme käivituses, kui me oleme emotsioonis, kui elu esitab meile väljakutse, siis me ei ole väga, kuidas ma ütlen, intelligentsed sellel hetkel. Sest et me juhindume emotsioonist ja reageerime ja ütleme ja teeme asju, mis tavaliselt panevad mingisuguse sellise selle sassis lõngakera veelgi kiiremini sassi minema. Ehk siis tekitab siis veel rohkem seda sisemist ja välist segadust. Aga kui me suudaksime ennast treenida sellesse kohta, et me märkaksime, kõigepealt tulla kohale iseendas, kui olukord läheb keeruliseks, kui olukord läheb hirmutavaks, kui olukord läheb ärevaks, et ma ei haaraks milleski välisest, et seda leevendada, et seda lahustada, vaid et ma tuleksin tähelepanuga sellesse kehasse, sest keha, nagu Brandon armastab öelda, on hingebaromeeter. See näitab sulle täpselt ära, kus kohas sa oled. Kui keha on pinges, kui siin on mingisugused valud, kui siin on selline ebamugavus sees, siis siin on mingid emotsioonid, mida sa enda sees kinni hoiad. See ei pruugi üldse väljenduda emotsioonina. Aga kui siin ei ole sellist, siis on siin pinge. Me saame sellest vähemalt aru, et kui me ei oska veel eristada emotsioone
ja seda sellist vaba olemist, siis me saame eristada seda, et okei, siin on pinge, tõesti, ma olen pinges, ma ei maga hästi, mu meel on liiga aktiivne, ma kipun võib-olla kergesti haigestuma, mul on võib-olla mingi väsimus, ma vajan mingisugust lisaenergiat kogu aeg kusagilt, et on mingi selline koht, see on pinge, see tekib pingest, on ju. Keha on nii kaua pinges olnud, et ta lõpuks hakkab mingite ka füüsiliste sümptomitena näitama seda. Aga see pinge saab alguse sellest, et mul on mingisugused emotsioonid. Ja nende külge on kinnitunud ka teatud mingisugused negatiivsed mõttemustrid, on ju. Aga mul on siin sees mingid emotsioonid, mida ma ühel hetkel enda elus otsustasin, et seda ma ei tohi tunda. Kui ma seda tunnen, siis midagi halba juhtub. Ja tavaliselt need kogemused saavad alguse, mitte alati, aga üldiselt nad saavad alguse esimese 7 eluaasta jooksul. Esimese 7 eluaasta jooksul juhtuvad need esimesed traumeerivad kogemused, kus me ei tule toime sellega, mida me tunneme, ja siis me teeme mingi otsuse selle põhjal. Või siis me kuuleme oma vanematelt midagi, mis ütlevad selle peale, et mul on see emotsioon siin, ja ütlevad midagi selle emotsiooni kohta, selle kohta, kuidas ma selles olen, ja nii-öelda suruvad selle alla, on ju. Ja siis käib tšõkk-tšõkk meie sees piltlikult öeldes, ja ma panen nagu, meile tuleb nagu pitser peale, et seda emotsiooni oleks mõistlik vältida edaspidi. Aga enne seda, kui need traumad meisse tekivad, tunneme lihtsalt oma tundeid, tunneme oma emotsioone, see kõik käib meist läbi. Elu voolab meist läbi. Kuni keegi tuleb ja ütleb meile, et see ei ole okei. Või kuni me lihtsalt ise, see emotsioon on nii suur, ütleme, et kui on mingisugune suur ehmatus, suur trauma, midagi juhtub ja see laps lihtsalt tule selle suure energiaga toime, siis ta vajab seda reguleeritud täiskasvanud, kes ütleb talle, hinga sellesse, lihtsalt luba endal kogeda. Kõik on turvaline, see, mida sa tunned, on turvaline. Lihtsalt lõdvastu, emme on siin, issi on siin. Jaa. Mitte seda, et emme on siin, issi on siin, aitab nüüd küll, kuivatame need pisarad ära ja ole nüüd mõistlik ja lõpeta nüüd ära ja rahune maha ja ühesõnaga kõik need asjad, mida me võib-olla vähemal või rohkemal määral oleme enda lapsepõlves kuulnud. Sest et, ja see on nii, sest et kui see nii ei oleks, kui me ei kaotaks ühendust selle loomuliku emotsionaalsusega, selle loomuliku vaba olekuga, millega kõik lapsed siia kehastuvad, siis me istuksin koos praegu. Me istuksin koos ja ei mõtiskleks selle üle, kuidas jõuda kuidagi mingisse sellisesse mõnusasse, vabasse kulgemisse, kuidas kogeda elu külluslikult, olla sellises enesearmastuses, jagada seda armastust maailmaga vabalt, ilma hirmudeta. Siis me oleksime sellised, on ju, kui meil ei oleks neid blokeeringuid sees. Ja me oleme siin just sellepärast, et aru saada, et okei, et kus kohas ma saaksin hakata seda lüngakera lahendama. Ja kui ma rääkisin ennem sellest vaimsest möödavaatamisest või sellest mullist, mida me võime endale luua, sellest heaolu mullist vältides, siis tegelikult reaalselt sellised olukordasid, mis võiksid tekitada meis ebamugavusi, siis see on hästi loomulik, et me seda teeme ja see ei ole nagu halb, vaata, üldse ei ole halb, see ei ole kuidagi, üldse mitte midagi ei ole tegelikult halba, kõik on lihtsalt kogemus, on ju. Kõik on kogemus, kõik on erinevad kogemused ja läbi erinevate kogemuste me saame õppida enda kohta midagi. Sest et varem või hiljem kui see mull siin on, siis seal hakkab ebamugav. Sest elu lihtsalt su enda hing. Mulle tundub, et me oleme tulnud siia inimestena nagu avarduma ja laiendama tegelikult seda, kes me tegelikult oleme. Ja see tähendab seda, et meie mugavustsoonid laienevad ja see tähendab seda, et me kogeme hirmu siin elus, sellepärast, et kohe, kui me astume tundmatule alale, ehk siis kuhugi, kus me pole varem olnud, siis me kogeme seda hirmu. See on meie loomulik eluterve reaktsioon. Aga nüüd, kui me arvame,
et see tähendab seda, et siis me ei tohi sinna minna, sest et mul on ju hirm, järelikult see on vale, siis tegelikult me hoiame oma elu hästi pisikesena, onju. Ja kuidas siis niimoodi hästi ennast hoidvalt ja kaastundlikult ja armastavalt jõuda sellesse kohta, et sa ei ole enda lihtsalt see turvalises vatis hoidja, vaid sa oled enda parim sõber, mis tähendab seda, et sa nügid ka enda mugavustsooni laiemaks. Et sa teed asju, mis hirmutavad sind, mis muudavad sind võib-olla haavatavaks, võib-olla isegi koged seda häbitunnet või mis iganes sa siin koged. Sellepärast, et kui me oleme selline hea sõber enda jaoks, siis me saame veel rohkem inimesena nagu kasvada ja tegelikult need teemad, mis on oluline lahendada enda sees selleks, et see vabadus ja see armastus meis saakski veel rohkem nii-öelda ankurduda või ruumi võtta, saavad toimuda läbi selle, et me avardame enda mugavustsooni. See juhtub alguses. Ja see on see, kus minu lugu sai alguse. Mina olin see, miks ma seda räägin, sest mina olin see enda vati sees hoidja. Sest mul oli tohutult palju hirme. Ja siis ma vältisin oma elus igasuguseid erinevaid asju, ilma aru saamata, et mul on hirmud, mulle lihtsalt ei meeldinud teatud asjad. Mul oli väga selge, et mulle meeldib, mulle ei meeldi, seda ma teen, seda ma ei tee, mulle see ei sobi, see sobib, ta. Ehk siis ma turvasin oma elu niimoodi ära, aga kusagil taustal ma kogesin seda ahistust ja ärevust. Sest ma teadsin kusagil kukla taga, et ma ei ela täiega. Ja miski minus igatseb seda kogeda, seda elu rikkalikkust, mahalasust, seda seiklust tegelikult. Aga see oli piisavalt hirmutav, et mitte sellesse kohta minna. Ja mul ei olnud oskusi, mul ei olnud tööriistu, mul ei olnud teadmist, kuidas seda ka siis teha. Kuni ma enda mängudega ennast sellesse kriisi vedasin. Ja hakkasin endaga tegelema, vaimsete praktikatega, kes mind juba pikemalt tunneb, on seda kuulnud, et ma alustasin joogaga, läksin süvitsi. Minu võib-olla selline tugevus ongi see, et ma lähen süvitsi, kui mind nagu midagi kõnetab, siis ma tahan sellest kõike teada. Ja läksin süvitsi, isegi tegin joogatunde aastaid ja väga tore aeg oli see ja käisin vabastavas hingamises regulaarselt, õppisin 3 aastat vabastava hingamise terapeudi õppes ja mis on väga isiklik protsess ja läbitegemine. Ja siis peale 5, ma arvan, et see oli 5 aastat, tuli minu ellu üks inimene, kes lihtsalt sellega, et ta mu ellu astus, tõmbas kogu mu kaardimajakese, mis ma olin ehitanud, enda spirituaalse kuvandi, väga vaimsest, väga inimesest. See kõik lagunes laiali. Sest et mul tekkis tohutu hirm. Hirm, mida teised minust arvavad, hirm avada oma süda tegelikult päriselt kellelegi, hirm võtta vastu kõik need kingitused, mida elu mulle pakub ja väljakutsed, mida elu mul sellega pakkus. Ja seal oli palju igasuguseid mõjutusi sellele, mille tulemusel ma lihtsalt 2 aastat hiljem olin täielikus augus. Ja mul ei olnud elujõudu, ma olin ärev, ma ei tahtnud kellegiga suhelda, mul oli sotsiaalne ärevus, ma ei suutnud isegi oma sõpradega suhelda, et neile helistada või midagi, kõik. Ma olin täiesti mingis oma maailmas, ma olin koos küll oma selle kaaslasega ja meil oli juba laps selleks hetkeks sündinud ja kõik justkui väliselt tundus hästi, ainult et Irene elas oma koopas ja leidis kõik võimalikke põhjuseid, miks ta ei taha sealt välja tulla. Ja ainukene asi, mis mind siis vee peal hoidis, oligi mu lapsed, et mul on 2 poega. Et need olid need, mis sundisid mind siis voodist välja tulema. Sellepärast, et nende eest oli vaja hoolitseda, nendega oli vaja tegeleda. Muidu ma ei oleks sealt voodist välja tulnudki, sest nii mõttetu oli olla ja nii kuidagi jõuetu oli olla. Ja siis tuli mu ellu rännak. Aga kuna ma olin jõudnud enda elusse, olles teinud justkui kõike,
et ma ju läksin sellesse enesearengu teele ka sellepärast, et mul olid need hirmud ja pinged ja ärevused, on ju. Aga siis ma suutsin endale tekitada selle hea tunde, aga ma ei osanud veel ka sinna nendesse juure kohta minna, ma ei näinud veel neid kohtasid endal selle teekonna jooksul, on ju. Ehk siis 7 aastat hiljem tuli rännak ja see muutis kõik. Jah, võib-olla see oli sellest tingitud, et ma ka rännakuga läksin sügavuti. Üldse tegelikult ausalt öeldes, kui me käime lillelt lillele, proovime ühte asja, proovime teist asja, proovime kolmandat asja ja siis ma ei tea, no midagi nagu ei toimi, siis halloo, võta mingi aeg ja pühendu ühele praktikale, vahet ei ole, mis see on, see, mis sind kõnetab, mis sinuga klikib, mis kuidagimoodi puudutab sind või kuidagi trigerdab sind. Püsi selle juures, vaata sügavamale, tee seda praktikat, leia see väikene pühendumise koht enda sees, et minna sügavale selles. Küsi toetust sellest nendel inimestel, kes seda praktikat teevad, et nad aitaksid sul ruumi hoida. Lihtsalt püsi selles ruumis mõnda aega. Mitte ära proovi, üks nädalavahetus siin, teine nädalavahetus seal, ja siis tunned, et sul läheb kõik ainult hullemaks, sest et sa igalt poolt torgid ennast lahti, aga sa ei lähe sügavale. Ehk me tõmbame võib-olla enda need mustreid ja alateadvust üles, aga kui me ei jätka seda tööd, siis sa annad oma kehale, oma alateadvusele teada, et ma tahan teha tööd justkui läbi selle, et sa hakkad endasse vaatama ja seda tööd tegema ja siis, kui sa lendad juba järgmisse kohta, siis sa üldjuhul selles mõttes, kui see on väga juhitud ja väga teadlik ja väga tunnetuslik liikumine, siis see toimib loomulikult, aga enamasti inimesed teevad seda sellepärast, et nad lihtsalt on kogu aeg otsimises. Ja ei ole aega jääda seisma, et tegelikult liikuda sissepoole ja kohtuda siis kõige sellega. Sest et minu depressioon ei läinud üleöö. See oli tegelikult selleks hetkeks, kui ma olin 32-aastane ja selles deprekas, see oli ju kulminatsioon, mingite sündmuste kulminatsioon. Ja juured olid juba lapsepõlves, kogu see ärevus ja pinge, mis minu sees oli, mis ma 20-ndates händeldasin ära, hoidsin ennast vee peal. Ja siis lõpuks lihtsalt oma teise poja sünniga midagi minus mõranes, et ma ei suutnud ennast enam vee peal hoida. Ja see kõik oli mul siin üleval. Mul ei olnud jaksu manageerida enda depressiooni, enda ärevust ja ennast kuidagimoodi kontrolli all hoida. See oli kõik siin kohal. Ja läbi selle, et rännak siis minu ellu tuli, kuna ma olin nii pekkis omadega sellel hetkel, ütleme nii, siis ma olin jõudnud sellesse murdepunkti kohta, et minus sündis sees kuskilt selles meeleheite kohas palve. Ja see palve oli see, et ma lihtsalt, sest ma tundsin, ma olin nii palju endaga tööd teinud, ma olin nii palju justkui teinud ja kõike õigesti teinud. Ülitervislikult toitusin, joogi, tegelesin vaimsete praktikatega. Kõik justkui peaks olema nagu super. Aga ei olnud. Oli korraks ja siis ma kukkusin jälle auku. Oli korraks ja siis jälle auku. Ehk ma sain aru, et on midagi, millest ma ei saa aru. Ja siis see palve või see taotlus. Ja ma soovitan kõigil tegelikult võtta endasse sisse. Küsimus ei ole selles, et kas sa usud millessegi jumalasse või ma ei ole kristlane või mingi muu usuline. Asi ei ole religioonis. Aga palve, sinu südamest tulev taotlus, siiras taotlus, sellel on kõige võimsam jõud üldse sinu elule. See on see, mis toob sinu ellu õiged olukorrad, inimesed, võimalused. Aga enamasti inimesed peavad jõudma teatud sellisesse kriisipunkti, teatud sellisesse kohta, kus tekib selline asi nagu alandlikkus. Et kus ma pean oma selle targa tassi, selle
pidevalt analüüsiva, kahtlustava, kalkuleeriva, uusi teadmisi ammutava meele, sest nii tundub turvaline, kõrvale panema ja ütlema, okei, ma ei saa enam millestki aru, ma ei tea, ma olen ju kõik nagu teinud, ma olen tubli 5+ olnud ja ma olen siin. Tundub, et mul on vist vaja kõik see kõrvale panna ja olla lihtsalt avatud. Ja mis on siis see, mida sa südamest tõesti soovid? Ja sealt lihtsalt sellest meelete hetkest tuligi see koht, ja ma tahan lihtsalt olla vaba. Ma tahan lihtsalt tunda ennast normaalse inimesena. Mida iganes, mulle siis tundus, et kõikidel teistel läheb väga hästi, on ju. See on nagu see väga, kui me tunneme ennast sitasti, siis meile tundub, et okei, ma olen ainukene, kelle sitasti läheb. Kõikidel teistel on ikka nii palju parem. Ja, aga et see koht, et ma tahan tunda ennast normaalse inimesena, sest ma kartsin kusagil ka sees seda, et ma olin juba nii süvitsi endaga tööd teinud ja ma ei olnud suutnud ära lahendada enda teemasid sellel hetkel. Et järelikult äkki on võib-olla, see tähendab ka seda, et see ei muutugi kunagi. Ja me ei saa läheneda enda tervenemisele, enda muutuste protsessile sellise nagu häälestusega, et okei, davai, võtame nüüd selle aja ja teeme mind korda. Ma teen nüüd ennast korda. Võtan nüüd ennast ja parandan ennast ära. Sest see, kes edasi mõtleb sinu sees, on sinu egomeel. See ongi see, kes ei taha tunda tegelikult seda, mis siin päriselt on, kes ei suuda vastu võtta seda, mis siin päriselt on. Ja ehk see palvekoht, kui ma tulen selle juurde tagasi, et see on nagu hea koht, et kui vahest inimesed ütlevad, et ma ei tea, mida ma tahan, ma ei saa aru, ma tean lihtsalt seda, mida ma ei taha. Ma ei taha seda, mulle ei meeldi see, Aga kui sa näed, et sul on see koht, et sa ei tea, mida sa tahad, siis jää paigale, pane telefonid käest ära, pane kõik asjad kõrvale, jää lihtsalt seisma, hinga sügavalt sisse ja välja ja ava ennast iseendale. Isegi kui ma ei tea, siis mis see olla võiks, mida ma siis igatsen tegelikult kogeda siin elus. Ja lase sellel igatsusel, ma olen kindel, et see on sinu sees. Ma olen täiesti kindel, et see on sinu sees. Isegi kui ta on mattunud paljude kihistuste alla, siis ta on seal sees ja ainult piisab sinu siirast soovist. See saab hakata pinnale tulema. Ja täpselt samamoodi on see tervenemise protsessiga, et kui sa tuled rännakuseminele, mis järgmine nädalavahetus juba on, või kui sa lähed mingile muule teele endaga, siis siiras soov olla lihtsalt avatud sellele, okei, ma ei tea, ma panen selle, kes arvab, et ta teab, kuidas asjad olema peaksid ja kuidas nad ei ole ikka veel, selle kõrvale ja lihtsalt avaned sellega, mis siin on päriselt kohal. Ja lubad sellel tulla ja lubad sellel palvel siin olla, et okei, ma soovin olla vaba, ma soovin terveks saada. Ja kui ma olen terve, siis ma ju tunnen ennast nii ja naa ja sellisel viisil ja mida see minu jaoks tähendaks, kui see tulemus, mida ma igatsen, minu elus on. Luba sellel sagedusel sisse tulla ja olla selleks kandvaks jõuks. Isegi kui see kandev jõud on veel alles väga nõrgakene, siis toida seda igapäevaselt, meenuta, miks sa siin oled tegelikult. Sest ma luban sulle seda, et kui sa niimoodi liigud, siis ei ole ühtegi teemat, mida sa lahendada ei saaks endas. Sest siis sa astud kogu aeg enda tee pealt eest ära. Su keha on ülimalt tark, sinu vaim, mis läbi selle keha liigub, see sügavam tarkus, mis ei ole see igapäevane meele analüütiline osa, vaid miski sügavam sinus. Saab läbi tulla sellel hetkel, kui sa
astud endal teelt kõrvalt ära. Ja lihtsalt oled uudishimulik. Okei. Kui nii ei saa, siis kuidas saab? Okei, ma ei tea, kuidas avaneda, kuidas see käib, okei. Kas keegi oskaks mulle näidata seda, kas keegi saaks mind juhendada selles, kuidas avaneda? Okei, ma ei tea, kuidas ema emotsioonidele alistuda, see tundub kõik nii keeruline. Eile mul oli telefonikõne ühe meesterahvaga, kes ütles, et tal on see nii keeruline. Tegelikult see ei ole keeruline. See keeruline on sellepärast, et siin on see kõik ja teadjav meel, kes ei usalda neid tundeid, neid emotsioone, sest need on intensiivsed. Nad on, inglise keeles on messy, see on nagu selline, see ei ole nagu selline viks ja viisakas, paneme lipsu ette ja pärlid kõrva ja et me oleme siis selle maskiga, täiuslikkuse maskiga. Sinu emotsioonid tulevad ja võib-olla raputavad sind korralikult. Ja see võib tunduda nagu selline tunne, et sa lähed, et sest ei jäägi midagi järgi. Jah, su egost võib-olla tõesti ei jää midagi järgi, aga see on hea asi. Küll ta tagasi tuleb. Isegi kõige intensiivsema emotsiooniga, kus mina olen kogenud hirmu ja see ei juhtu üleöö, kus see nii tugev hirm, nii tugev baasiline hirm saaks üles tulla, et mul on siuke tunne, et ma lähen kohe hulluks. Ja siis see, kuidas rännaku meetod on andnud sulle tööriistad, selle teadlikkuse, selle ärksuse, see on turvaline. Mu meel ütleb mulle, et see minu hirm on nii hull, et ma lähen kohe hulluks, kui see peaks peale tulema, pean kohe midagi tegema, et seda ära kustuda. Okei, väga hea. Las läheb. Las juhtub. Sest sa saad aru, et sa ei ole see keha, meel ja need emotsioonid, vaid sa oled see vaim, kes on tulnud. Vahet ei ole, kas sa usud sellesse inkarnatsiooni või milleski. Siin on miski, mis on palju rohkemat kui see füüsiline, tahke, materiaalne ja mõtlev tasand meie sees. Ehk kui see on kohal, siis sa järjest rohkem usaldad seda protsessi nimega elu enda sees. Sina oledki elu. Ja kui sa püüad sellel elul kogu aeg kaant peal hoida, siis pole üldse mingi ime, et sa oled väsinud kogu aeg, et sa oled ärev ja kui sa oled lappes, sest et sa üritad elul hoida kaant peal. Aga lase lahti natukene rohkem. Lihtsalt lase natuke rohkem lahti ja luba sellel, mis siin on, tulla ülesse. Ja su meel võib öelda, et ei, ma ei saa, mul on nii palju kohustusi, mul on nii palju asju teha, siis ma ei teegi mitte midagi seda. Ja tervita ka seda hirmu. Usu mind, kui sa lähed sellest kohast läbi, sul on kordades rohkem energiat, kõiki neid kohustusi ja neid asju teha, mis sul vaja teha on. Kui selles kohas, kus sa nagu hambad ristis teed oma elu. See läheb üle. Emotsioonid ei ole sellised asjad, mis jäävad suga päevadeks ja aastateks või isegi tundideks. Kui sa oled avatud, kui sa harjutad seda avatust, mida rännaku semirana näiteks annab sulle, et sa istud 3 päeva, sa harjutad avatust sellele, mida sa koged enda sees. Kuidas lubada sellel elul endast läbi tulla ja siis on seal tööriistad, kuidas nii-öelda need sassis lõngakerad lahti harutada, kui sealt tulevad läbi nende emotsionaalsete kogemuste ülesse mingisugused vanad valusad mälestused. Vahel inimesed ütlevad, aga miks ma pean seal minevikus sorkima? Ei peagi, ära sorgi. Sest see, kes sorgib minevikus, on seesama kõike teadja meel, kes kogu aeg analüüsib. Vaat näed, kui juhtus see tähendab nüüd seda, ma lugesin sealt seda, see tähendab nüüd minu kohta seda, see on see, see pidev analüüs ei vii meid koju. Ta on nagu mingites kohtades hea,
aga me üleanalüüsime täielikult ennast ja oma elu. Ja kui rännaku seminar midagi on, siis see kohe kindlasti ei ole analüüs, vaid see väljakutse võib-olla seminaril ongi kõige rohkem see, kuidas nagu pidevalt see analüüsi meel kõrvale panna ja olla kogemises. Ja jah, kui tulevad üles kogemused ja nad tavaliselt tulevad, mitte nagu selle koha pealt, et ma nüüd lähen rännakuprotsessi, panen silmad kinni ja nüüd ma tean, mul on see mälestus, ma tahan nüüd selle korda teha. See on see jälle see, kes tahab ennast korda teha, on ju. Need ei käi niimoodi. Sinu kehatarkus teab täpselt. Sinu hing teab täpselt, mis peab üles tulema, mida sa pead lahendama ära. See toob selle esile ja täpselt õigel ajal. Seega see on selline väga õrn, aga samas sügav ja see võib olla samal ajal ka intensiivne kogemus mingitel hetkedel, kui sul on usaldus selle protsessi suhtes. Ja see minu tervenemine depressioonist saigi selles kohas, et kuna ma olin jõudnud sellesse punkti, et okei, mulle aitab, ma ei saa niimoodi edasi. Ma ei jaksa niimoodi edasi. Siis minus oli piisavalt avatust sellele, et okei, ma ei tea, veel üks meetod, aga okei, ma lähen sinna puhta lehena ja vaatab, mis saab. Ma olin alistunud oma palvele olin alistunud. Ja see lubas üles tulla väga sügavad teemad juba ka esimesel seminaril minu jaoks, sest mul oli see palve sündinud, see palve elas minu sees ja mul oli nagu see, et no mida iganes, tuleb, mis tuleb, ma olin küpse õun, ütleme nii. Ja kõik see kohe esimesest hetkest hakkas mu sees podisema ja mingid emotsioonid hakkasid üles tulema ja siis ma olin, oh shit, issand jumal, siin on nii palju inimesi ja siis mina siin nutan. Kõigil ei ole loomulikult niimoodi ja ma mäletan, et selle esimese seminariga oligi niimoodi, et meil tollel ajal olime veel saalis, tegime neid seminare, siis peale seda minu ühte harjutust, kus Brandon küsis, et kas keegi tahab jagada, mida ta tunneb, siis mina millegipärast tõstsin käe. Mina ei tõstnud, ma ei tea, keegi tõstis mu käe. Ja siis ma jagasin seda, siis ta sai aru, et ma olen nagu väga sügavalt mingis emotsioonis sees ja ta lasi mul emotsioonikihtidest veel sügavamale minna. Ja kõik see 240 inimest vaatasid suu ammuli pealt seda. Ja siis hiljem ma kuulsin, kuidas kes minu kõrval istusid inimesed, olid sattunud lauda mingite teiste inimestega, kes arutasid omavahel, et see oli raudselt see näitleja, et aga see ei ole võimalik, et esimese 1,5 tunni jooksul kellelgi on nii tugevad emotsioonid üleval. Ja siis, kes mu kõrval istus, mulle tundub, et see oli ikka päris. Aga mina olin küpse õun, ütleme nii. Ja enamasti inimesed tulevad sinna niimoodi hästi tasakesi, okei, ma tunnen midagi, okei, mul on abi vaja, tõstame käe, okei, ma ei tea, kas see on ikka tunne, kuidas ma saan aru, kas see on tunne. Meel kogu aeg räägib minuga, kogu aeg siin segab vahele, ma ei saa aru täpselt. See on hästi loomulik, mina tundsin ka pidevalt seda, kui mul ei olnud just seda tugevat asja. Ja mul oli pidevalt see hirm, et iga kord, kui ma rännakuprotsessi läksin aastaid, et see ei õnnestu mul. Nad raudselt minul ei õnnestu. Isegi kui ma olin juba korduvalt seda kogenud, oli mul see hirm, et ma ei tea, kas ma ikka midagi tuleb sellest välja. See niikuinii ei õnnestu mul. Okei, jah, see hirm on siin. Lihtsalt luba endal kogeda siis seda. Ja iga kogemus, mis mulle võib-olla rännaku puhul kõige rohkem meeldib, on see, et absoluutselt iga kogemus on uks sisse. Et kui sul on see tohutu frustratsioon, et ma olen juba kõike proovinud, kõike teinud, ma ikka ei õnnestu, väga hea, tunne seda frustratsiooni. See on see, millega sa lähed sisse. See on see, mis on nii-öelda see alguspunkt, kus sa tööd hakkad tegema ja su keha näitab sulle ära kõik kohad, mis sul vaja näha on. Kui sa lähtud sellest kohast, kus sa oled, mitte ei lähe sinna protsessi sisse, lähe sellele seminari sellega, ma tean, mis mul on. Ma nüüd lähen teen selle korda, vaid ole selles ja enamasti inimesed, kes
või võib-olla inimesed, kes juba on tänaseks ennast rännakuseminale kirja pannud, ongi selles kohas, et need asjad tulevad ülesse, asjad juba podisevad sees, protsessid justkui käivad, sest su hing või su keha juba teab, et sa lähed juba sellisesse konteinerisse, kus sa hakkad endaga tööd tegema. Nii et jah. Ja küsimusi, palun küsi kindlasti. Ma vaatan nüüd korraks siia chati. Vaike kirjutab, et ma olen 2 korda rännakul osalenud, soovitan, toimub teadvustamine, miks on just see ja see minuga toimunud. Samuti saab kinnitust see mõte, mida oleme ise ka oma enese tarkusega mõelnud. Jah, et see on võib-olla ka tõesti väga ilus koht, et kui me ärkame sellele, kes me oleme või nii, siis ja me jõuame koju iseendast sellisesse sügavasse rahusse või armastusse, siis see ei ole selline tunne, et ma poleks elus, või noh, okei, meel võib-olla ütleb küll niimoodi, aga see koju jõudmise tunne, et sa saad aru, et jah, see olengi mina ja see ongi kõige loomulikum, et see on loomulik, et see tunne on hästi loomulik. Mõnikord see tunne tuleb tõesti sellise suure tohutu õndsuse lainena ja naerupahvakusena ja vabaduse kogemusena, mis oli minu esimene kogemus rännakuga üldse mitte seminari raames, vaid üks inimene tegi mul seda protsessi ühte osa ja siis ma olin kinni, ei tundnud midagi ja siis, kui ühel hetkel ta loobus mind, ta sai aru, et okei, see ei lähe kuhugile, siis ma hakkasin midagi kogema ja siis tuli järgmine tunne ja järgmine ja siis oli see plahvatus nii-öelda, sest ma olin lihtsalt nii kinni olnud kogu aeg, on ju. Aga muidu see protsess on väga sujuv ja see iseenda tarkusega ühenduse saamine. Silva, sa ütlesid, et kas küsimusi võib küsida, kas sul on küsimusi praeguseks hetkeks? Oled sa veel siin? Jaa, nii et kui ma sellest räägin, mida ma ise jagasin, et ma annan teile aega natuke mõtiskleda selle üle, kas teil on küsimusi mulle? Et hästi oluline siis selleks, et muutust looma hakata, ongi see, võtta see moment enda jaoks, küsida, miks sa üldse oled siin. Ma ei mõtle otseselt siin laivis, aga mida sa otsid? Mis on see sinu südame igatsus ja mis on sellest lähtuvalt sinu palve? Ja usu, et see palve hakkab sul juhatama sind, et sa saad aru, et okei, siin on, ma võiksin valida sellesse kohta minna, ma võiksin minna seda teha, isegi kui see tundub väga hirmutav ja tundub, parem oleks koju jääda ja Netflixi vaadata ja jäätist süüa, mis on ka okei. Aga et kui me igatseme seda muutust enda sees, siis see tõesti nõuab meist teatud sellist väikest julguse kohta, on ju. Aga seda me ei saa, meil ei saa seda nii hästi tekkida, seda julguse kohta, sõltub muidugi tüpaažist, on ju. Aga kui me teame seda hinge igatsust ja seda palvet ja ühendume sellega, siis see annab meile julguse, piisava julguse, et astuda endal tee pealt eest ära ja teha see töö, mis vajab siin tegemist, et saaks olla see, mis on tegelikult loomulik inimeseks olemise kogemus, millest ma seda laivi alustasin. Et asjad juhtuvad, aga ma ei ole see, et ma võin eksida ja asjad võivad pekki minna, aga ma ei pea sellest, mis iganes mu meel siin võib-olla mingil hetkel arvab, ma ei pea sellega kaasa minema, ma ei pea ennast karistama, ennast maha tegema või kedagi teist. Sa lihtsalt koged, et see on ebamugav tunne. Okei, miks see on ebamugav tunne? Ja siis kasutada erinevaid tööriiste, et lihtsalt ära
vaadata, kas seal on midagi vaja ära puhastada sul seest, mingeid mustreid muuta su sees. aga lõppkokkuvõttes on kõige olulisem see, et me oleme ühenduses selle algse palvega. Miks ma seda kõike teen? Ja siis võib-olla see koht ka, mis ma esile tõin, oli see pühendumise koht, on ju. Kui erinevaid metoodikaid on väga hea kasutada, kui sa teed seda väga teadlikult, aga paneme tähele, kas see niisugune erinevate metoodikate juurde minemine ja mitte ühessegi süvitsi minemine on tegelikult iseenda ees põgenemine. Või see on päriselt niisugune sisemine juhatus, et okei, see asi või see asi. Või see on nagu see, ma proovin seda, ma ei tea, okei, oli äge, proovin seda. Kui sa tahad nagu niisugust fundamentaalset muutust, siis mina soovitan alati pühenduda oma teele. Et mul võttis, et depressioon enam kunagi tagasi ei tulnud, ehk siis see auk, see madalseis, see koht, kus ma enam valgustunneli lõpus ei näinud. Et selliseid meeleolude kõikumisi enam üldse ei tulnud, läks mul aasta aega. Aasta aega see ei tähendanud seda, et ma iga päev rännakut tegin, aga ma tegin teatud intervallidega intensiivselt endaga tööd rännakumeetodiga. Kuni ühel hetkel ma avastasin, et ja läks pool aastat enne mööda veel sellele omakorda, enne kui ma sain aru, et oota, midagi on muutunud. Midagi on muutunud. Ma ei ole pool aastat olnud mingisuguses masenduses kuskil. Et mul ei ole seda kõikumist toimunud, mingid ärevusi või asju. Seda ei olnud enam lihtsalt. Aga see oli nii loomulik olek, et ma ei pannud seda tähele, saad aru. Ma olin muutunud rohkem iseendaks ja see on midagi, mida me ei mõtle, vaid see lihtsalt, me oleme seda. See on nagu nii loomulik, et siis ongi tihti, et need tervenemised, need muutused, mida me siis teeme seal mingil ajahetkel, jõuavad meile kohale alles mingi aja pärast võib-olla. Okei, seda mustrit polegi enam, lihtsalt. Ma mäletan, et kusagil vist midagi oli. Ja see on hästi äge tunne. Aga see ongi see julgus, ühendus oma taotlusega, pühendumine. Need on väga olulised. Nii. Ma olin 100% kindel, et ma ei osale, kuid panin juba ennast kirja, sest seesama ongi minu teema, et olen nii kaua enesega tegelenud ja ka kunagi teinud ühe seminari, kuid ikka olen justkui samas punktis. No nii. Mis see punkt on siin, kus sa oled? Mis on see punkt, kus sa täna oled, millele sa oled valmis otsa vaatama, millesse sa oled valmis alistuma? Mis on see palve muutuseks? Ja sa ei pea seda ütlema mulle, aga lihtsalt istuda selle kohaga siin ja siis anda see palve nii-öelda elule. Tavai, ma ei tea enam. Sa näita teed. Ma olen õppinud seda, teinud seda, kogenud seda, kõik seda. Paneme nende kõrvale ja lihtsalt oleme kohal ja lihtsalt vaatame, mis juhtub. Lihtsalt alistun. Ja mulle üks hästi oluline koht ka selles eilses telefonivestluses tuli, et see mees jagas ka, et ma tunnen, ma olen ikka samas kohas. Ja Marika, et sa ei ole samas kohas. Kohe kindlasti mitte. Me ei ole kunagi täpselt samas kohas. Aga kuidas mina ise olen seda talunud ja ma olen väga palju oma elus tundnud seda kohta. Kuidas ma olen selles kohas? Nüüd ma olen selles kohas nagu päriselt või?
ja ma tunnen aeg-ajalt vahest seda ise siingi, et okei, mingi teema on üleval, mis oleks võinud ju olla nagu justkui lahendatud, on ju. Sest see ongi see, et meie meel arvab seda, et siis, kui ma selle nüüd ära lahendan, siis ma enam sarnast tunnet enam kunagi ei koge. Aga ei ole mõtet selliseid järeldusi teha. Ja kuidas mina olen seda tajunud, on see, et tegelikult me liigume ja seda metafoori on tegelikult siin sotsiaalmeedias erinevates kohtades tegelikult jagatud ja erinevad õpetajad räägivad seda, et me liigume nagu spiraali mööda. Et meie teadlikkus kogu aeg kasvab. Ja me võime selles spiraalis sattuda sellesse samasse punkti ja siis meile tundub, sest me võime vahel olla nagu niivõrd fokusseeritud sellele probleemile, et me ei näe seda avaramat pilti, kust ma tulen ja kus ma täna olen. Et ma ei näe seda progressi, ma ei näe seda muutust, on ju. Aga kui me avardame oma pilgu ja vaatame seda kohta, et okei, tegelikult ikka päris sama koht ei ole mul. Et ma ikkagi olen oma beebisammud või suuremad sammud teinud, on ju. Ma olen teadlikum. Ja kuidas mina seda enda isiklikus kohast vaatan, et kui minu teema oli hirmu tundmise ees, see oli ka põhjus, miks mul olid ärevus ja ma olin kõik need allused, viha oli muidugi ka, mida ma ei lubanud endal tunda. Ja et kui praegu tulevad mingisugused asjad ülesse, siis, ja ma näen, et see tekib see mõte, et kuidas sa praegu, Irene, seda tunned, siis okei, see mõte on ka siin, okei. Ei ole minu asi anda sellele hinnangut, vaid okei, aga kas minus on praegu see teadlikkus kohal, et olla sellele kogemusele, mis praegu pidi tulema, avatud ja lubada selle läbi voolata. See on see, kuidas me saame hinnata seda, kui hästi meil siis on, mitte selles kohast, et mul ei ole nii-öelda negatiivseid kogemusi või seda rasket kohta, vaid selles, kui kohal ma suudan sellel olla. Kui palju on minus kohta, et meelde tuletada, et ma võin usaldada seda protsessi, kus ma olen. Kui see siin on, siis järelikult siin on mul midagi õppida, milleski sügavamaks muutuda, midagi nagu rohkem avada endas ja läbi minna. Sest kui me räägime rännakust, siis viimases selles tutvustavas sündmuses, mis Brandon tegi, ta oli äkki seal, ta ütles, et see põhjus on, sellel on põhjus, miks selle meetodi nimi on ka rännak. See on teekond. See on teekond. Ja mina, võib-olla ma valmistan praegu kellegile väga suure pettumuse, aga mulle tundub, et see vabadus, armastus, see rõõm, see kohalolu, see rahu, kes sa oled, kes ma olen, kes me kõik oleme, see ei muutu kunagi. See on alati siin, me saame muutuda ainult rohkem ärksamaks sellele. Aga nii kaua, kui me selles inimeseks olemise kehastuse kogemuses siin oleme, me kogeme siin erinevaid kitsaskohtasid. Ja võti on lihtsalt selles, et jääda ärkvele selles. Jääda kogejaks. Ja mitte minna kaasa oma hinnangulise meelega. Ja lubada endal tunda seda. Ja siis see läheb üle. Need nii-öelda pudeli kaelakohad, need lähevad sujuvamalt üle. Sest me kannatame selles lihtsalt sellepärast, et me oleme unustanud ennast selle probleemi sisse. Arvates, et see ongi kõik. Unustanud ära, kes sa tegelikult oled. Ja siis me saame ühel hetkel ärgata lihtsalt. Kui see valu piisavalt tugevamaks muutub, siis me lihtsalt ärkame üles ühel hetkel. Ja vahel ongi see, et me peame nagu elus tegema neid kriisimomente mitmeid kordi läbi, et muutuda aina ärksamaks ja ärksamaks ja ärksamaks. Sest 10 aastat tagasi, kui mina rännakuga alustasin, see ei tähenda, see mul on olnud selle aja jooksul väga raskeid hetki oma elus, väga suuri muutusi ja väga suuri nagu leinaprotsesse,
kus ma olen pidanud läbi minema. Ja lihtsalt need tööriistad on andnud mulle oskuse jääda lihtsalt avatuks ja usaldada, isegi kui ma mitte sittagi aru ei saa, mis toimub ja miks see minuga toimub. Ja alistuda sellele ja alistuda sellele ja alistuda sellele. Et jah. Ja see mulle tundub, muudabki elu tegelikult ilusaks. Et sul on see julgus alistuda ja läbi selle on sul jõud, elujõud ja ressursid luua muutusi, mis muutusi on sinu teha, muuta. Sest kui me vastu seisame elule, oleme vastu seismise elule, siis meil ei ole jõudu muutusi teha, sest kogu energia läheb sellele vastu punnimisele, mis siin on. Aga kui ma hoopis avanen sellele, see võib hetkeks olla ääretult ebamugav, ääretult valus või ääretult mida iganes kõik on ju. Aga see läheb üle. Ja siis sa kohtud selles seisamise selguse, jõu ja ressurssidega selleks, et siis teha need muutused, mis siis vajavad tegemist siin välises maailmas. Need liigutused, mis meil on vaja teha. Need kohavahetused ja nii edasi. Et see on elu. Ja olgu. Te võite mulle kirjutada Messengeri näiteks või meili peale, kui teil on veel küsimusi. Või jah, tekkis küsimusi ja ma ei vastanud mingitele küsimustele. Ja kui sa tunned, et sa oled valmis endasse vaatama 3 päeva olema fookusega enda sisse ja õppima seda, kuidas lubada elu endast läbi voolata, kuidas lubada nendel pingetel läbi minna, mitte hoida neid enda sees ja selle käigus võib-olla ka muuta mingisugused vanad valusad kogemused ära, jõuda sügava andestuseni ja lihtsalt lubada endal jõuda sellisesse väekamasse, jõudsamasse, nagu kergemasse kohta. Siis järgmine nädalavahetus on see võimalus. Veebiseminar, Rännaku veebiseminar toimub minu ja Brandoni õpetustega koos ja tiimiga siis, terapeudid, kes tulevad ka kohale, et toetada sind selles protsessis ja see on lihtsalt väga turvaline ja hoitud ruum, kus endaga tööd teha. Ja üksi me lihtsalt ise ei võta seda aega tavaliselt endale. 3 päeva kindlasti, võib-olla tund aega. See on väga kõva sõna, kui me igapäevaselt tund aega võtame endaga tööd tegemiseks. Enamus inimesed ei tee seda, sest see nii palju toimub meie elus, ja nii palju tähelepanu kõrvale viivaid asju. Aga see on siin selline võimalus. Lihtsalt see ruum on sinu jaoks loodud, kui sa selleks valmis oled. Nii et jah. Aga mõnusat laupäeva sulle ja kirjuta mulle, võid helistada ka mulle. Mu numbrid on, ma arvan, kodulehtedel igalt pool olemas, kui sul on veel küsimusi selles suhtes ja loodetavasti näeme juba siis järgmise reede hommikul. Olgu. Tšau.